No nii, tere! Minu nimi Priit Aadler. Tere tulemast Puhta Vee teemaparki. Vahepeal oli meil 2 aastat koroonapausi, aga nüüd me saame siis ka, nagu öeldakse, näost näkku näha ja jätkame siis Peldiku jutuga. Ja tänaseks päevaks on meil siis rahastajaks ei keegi muu kui liider Priia, et oleme väga tänulikud, võime isegi aplausi teha selle eest. Ja nagu ikka, on meil siis tänasel päeval kohal kõige parematest paremad. Ja teine asi on see, et tänasel päeval me avame siis 2 kuivkäimlat. Ühe siis Pandivere mäe otsas ja teise natukene kõrval Emumäel. Et see on ka Pandivere. Ja meie esimene esineja saab olema siis selline mees, kes on pidanud ministriametit ja pole kunagi peljanud ka pühapäeva hommikul, kui helistad ministritele, kujutad ette, helistad ministrile pühapäeva hommikul, küsid, mis sa teed. Ta ütleb, et lähen inimestega matkale. Võt selline mees on Marko Pomerants. Aga nüüd pea mikrofoni saad sa kohe nüüd siis helitehnikult, aga seniks sinnamaani siis kõigepealt ma tahan tänada ka meie abistajaid. Ja abistajateks oli meil Peep, keda te näete kohe siin arvuti taga töllamas. Ja tema möllab meil päris tihti ja tegi ka tegelikult selle päevakava. Peame ütlema, et selle päevakavaga me tegeleme siin juba vist 4 kuud. Ja lõpuks sai ta valmis ja kujutate ette, eile õhtu helistab mulle Sven, ütleb, saaks päevakava veel muuta. Kas see oleks võimalik? Mis te arvate? Jah, aga nüüd, palun, Marko. Tere hommikust. Kas ma olen rahvusvahelises telepildis ja kuulda üle maailma? Väga hästi. Ma ei teinud PowerPointi ja põhjus on väga lihtne. Ega sa maa liial ei tea, kas vool on või ei ole, on ju, et ei ole mõtet riske võtta. Ja mina vaatsin siis ka päevakavast, et minu teemaks on pakutud vesi ja käimlad maa tingimustes. Ma luban, et ma kõiki need 3 sõna korra kasutan. Aga mis puudutab vett maa tingimustes, siis siin on ju reegel väga lihtne, väga hea, kui sul on kaev. Pandivere tingimustes on enamasti tegemist puurkaevudega. Minul siin samas vallas 26 meetrit on ju. Ja mis siis on nagu kõige olulisem selle puurkaevu juures see, et see puurkaev on sul tore, sul peab majas olema lisaks veel lõuna, siis öeldakse piimakard, 40-liitrine piimanõu, sellepärast, et kui salvkaevust saad vee kätte ka, ma ei tea, köiega või ketiga on ju, siis 40-liitrise piimanõuga saad naabrimehe käest minna vett tooma. Mina toon Riibe käest, nii, see on ka üks meie vallamees. Või vastupidi, Riibe toob minu käest siis 40-liitrise piimanõuga, et nii palju siis veest. Aga kui me nüüd mõtleme, et mis siis on aja jooksul üleüldse muutunud ja tänase teema peale seoses peldikutega, siis ma arvan, et see vanasõna, et mis on see, või siis küsimus on ju, mille vastust te kõik teate, et kus on see koht, kus keiser või kuningas või ma ei tea, kes jala käib, on peldik, siis tegelikult kaasaegne ühiskond on siin kandnud uusi lahendusi ja täna ma saan aru, saame selles veenduda umbes 2 erineval moel, mis tähendab seda, et sinna võib tänapäeval ka peldikusse sõita ratastoolis näiteks, eks ole, et üldse ei pea jala minema ja modernsemal juhul siis isegi elektriratastoolis, eks ole. Nii. Ja ma arvan, mis veel on võib-olla ajas muutunud, on see, et kindlasti peldik on koht, kus saab multitaskida. Ehk teha väga erinevaid tegevusi. Ma arvan, et võib-olla oli see ka ajaloos niimoodi, aga meil ei ole selle kohta väga head uurimismaterjali, eks ole, sotsioloogia ei olnud veel sellisel tasemel ja nii edasi, et keegi pole seda uuringut teinud, aga mis võiks olla siis multitaskimise või mitme tegevuse korraga tegemise klassika näide? See on väga lihtne, ootan bussi, samal ajal teen suitsu ja mul on pangalaen. Et need on 3 erinevat tegevust siis, eks ole. Aga ma lihtsalt täna hommikul veel guugeldasin natukene
ja selgub, et tõepoolest saab teha väga erinevaid asju ja leidsin sellise tsitaadi. Lõbusa seigana avaldab Elina, et lugu valmis hoopistükkis mõnusat vaadet vaadates ja soojendusega prilllaual istudes. See oli lihtsalt nii hea, et oli nii rõõmus ja laulusõnad tulid. Ja kui me mõtleme Elinate peale, siis varianti on vähemasti 2, on ju. Üks on pärit jällegi meie enda Tapavallast, võiks olla Elina Born, on ju, pole õige vastus, jääb üle veel kes, Netsa-Aeva, eks ole. Nii et tema tegi ka vähemasti 3 asja sel päeval, nautis vaadet, on ju, tegi laulusõnu ja tal oli mingi muu põhjus ka veel sinna tulla. Eile, kui ma ette valmistasin selleks tänaseks Peldiku seminariks, siis ma küsisin oma töökaaslaste käest, et öelge ühe sõnaga, mis on siis see emotsioon või tunne, kui te mõtlete sõnale peldik või välikäimla, ja siis töökaaslane Kristina ütles vastik. Ja tema emotsioon oli päritud kuskilt Viljandist, tema noorpõlvest, kus neil siis ühismaja hoovis oli see koht, on ju, kampa peale kasutada, on ju, ja selles mõttes võib teha ju ette ruttavaid järeldusi, et ega seal pole vahet, kumb prillaud on täis lastud, kas siis pesipeldiku oma või WC oma, eks ole, või siis kuivkäimla oma, et mõlemal juhul on tulemus kehva. Andres, kellel on suvemaja Karepal, tema üks sõna oli suurepärane. Ja no temal on ka oluline see, et hoiab ukse lahti ja siis on vaade ja see vaade on merele, on ju. Aga nüüd tuleb midagi väga üllatavat. Ivar. Ja Ivari see üks sõna oli vabadus. Et jälle, et kuidas seda siis kuidagi ette kujutada, aga Ivar nimelt oli olnud 2 nädalat siilil, mis tähendab seda, et see oli siis tema see jõudehetk, kus ta sai istuda kuskil, ma ei tea, männi oksa peal, eks ole, samal ajal teha suitsu, mõelda kõikidele nendele õppustele, mis tal olid selja taga. Nii et korralik kuivkäimla võib võrduda ka vabadus. Mina isiklikult olen veendunud, head mõtted saavadki sündida ainult välikäimlas, sellepärast, et mis mõtted saaksid tulla oludes, kus sul on põrannakütte, Carrera, marmor ja ma ei tea, mis veel, et tegelikult see on mõtlemist pärssiv keskkond igal juhul. Ja ma arvan, et ühes nendest ei ole tegelikult mõtet mõtlema hakatagi. Ja kindlasti võib ju mõelda, et välikäimla on nagu mingisugune viletsuse tunnus, aga mina arvan, et vähemasti maaoludes, et tegemist on rikkuse tunnusega, et vesikäimlat või ma ei tea, WC-d saavad varsti lubada endale igaüks, aga korralikku välikäimlat ainult vähesed välja valitud. See on sama lugu on ka kartulikasvatusega, millega mina ka tegelen hobi korras. Majanduslikult täielik nonsens, mõttetus, poest on lihtsam osta kott kartuleid alati on ju, või ma ei tea, naabrimehe käest, veelegi taluniku käest, aga lihtsalt see protsessina on nii tore. Ja liiguteed ja kõik see värk, oi, sauna lähed pärast. Nii et ma arvan, et käimlatesse tuleks suhtuda, kuivkäimlatesse tuleks suhtuda nagu suitsusauna ja ühe puu siis lootsikusse kui haabiasse ja ma arvan, et siit Pandiverest võiks tulla algatus, et see oleks ka UNESCO pärandi, kultuuripärandi osa. Ja samas loomulikult, kui me oma käimlas istume, siis ei ole mõtet mõtelda seal igasuguseid mõtteid. Et tegelikult tuleb mõtteid ka väga hästi valida. No millest ei ole mõtet tänasel päeval mõelda? No millise valitsuse siis see Kaja Kallas kokku saab ja kas ta üldse valitsusse saab? Ja põhjus, miks sellest ei ole üldse mõtet mõtelda, on see, et meist selle mõtlemise juures ei sõltu mitte midagi. See valitsus kas tuleb või ta jääb tulemata, on ju, või tuleb mingisugune teine valitsus, no mingi valitsus tuleb igal juhul, et ei ole mõtet ennast selle pärast närvi ajada. Ja aga mille üle me võiksime ja peaksime mõtlema, on see, et mida me siis tegelikult ise teha saame. Ja ma olen kindel, et jaotus nende inimeste vahel, kellel on igav ja kellel on kiire, on väga erinev ja nüüd teekski väikse sellise osaluseksperimendi, kes arvab, et üldse meil Eesti ühiskonnas neid inimesi, kellel on kiire, on rohkem kui neid, kellel on igav. Kes arvab, et keegi arvab, kes arvab, et neid sina arvad, et neid, kellel on kiire, on rohkem kui neid, kellel on igav. Nii, 1. Nii.
Näed, tegin küsimuse arusaadavamaks, tuli nii. Ja need, kes arvad, et neid inimesi, kellel on igav, on rohkem, peab olema siis teine pool, on ju, vähemasti üks, on ju. Ülejäänud on neutraalsed. Pool ja pool. No vaat see ongi hea küsimus, seda jälle ilmselt ei ole uuritud, on ju, pealegi on see väga selline subjektiivne, aga lihtsalt vahemärkusena olgu öeldud, et siis see sama Kristiine, kes ütles, et on vastik, on ju, tema ütles, et need, kel on kiired, need on lihtsalt aeglased inimesed, et ega siin muud nagu ei olegi. Ja neil, kel on igav, neil on mul lihtne soovitus, tuleb mõelda siis selle üle, et mis endaga peale hakata, iga hommiku see sama mõte, aga need, sa tahad, et ma ära lähen, on ju? No. Ja neile, kel on kiire, on ju, ma soovitan mõelda, et kas see, mis ma ikka iga päev teen, on tegelikult vajalik ja mis ma suudaksin teha selle ajaga, kui ma kurdan, et mul on õudselt kiire. Mul on üks selline töökaaslane, võiks öelda äripartner, on ju, kes ütleb kogu aeg, mul on tohutult kiire ja mul on 23 e-maili veel vastamata ja nii edasi. Ma ütlesin, aga selle aja, kui sa siin jaurad, et sul on kiire, vasta üks nendest ära, 22 jääb järgi ja juba oled jälle palju edasi jõudnud, eks ole. Ja muidugi tasub mõelda, et kas on üldse mõtet e-kirja saata, on ju, ja miks ma neid saadan, sellepärast, et see on kõige halvem kommunikatsiooniviis üldse. Toon näite. Saatsin e-kirja üleeile Priidule, öeldes, et ma ei saa tulla täna sinna õhtusesse plokki siis paneeli, põhjus väga lihtne, Rakvere linnavolikogu päeva tõsteti ja ma pean kell 3 olema linnavolikogus. Kas Priit sai selle e-kirja kätte, kas ta oli seda lugenud? Vastus on ilmselge, ei saanud. Eelistasin neile, sain teada, et Priit ei tea midagi sellest, aga Priit sai teada ja mina sain teada, et muretseda pole põhjust, et küll siis neid rääkijaid ikka leiab. Nii, ja seoses e-kirjadega, mida ma olen avastanud, on see, olles nüüd olnud 3 aastat ka erasektoris, et siin küll inimesed jaotuvad ühtlaselt. Need, kes on asjalikud ja need, kes on asjatud ja need, kes vastavad e-kirjadele, need, kes ei vasta. Et siin ei olegi vaja täiendavat uuringut teha, selle ma olen ise ära teinud. Ja kindlasti tasub mõelda selle üle, et millised on siis need tänased, kui sa hommikusel istud, on ju, millised on need tänased jaad, mis ma ära ütlen ja millised on need eid, mis ma ära ütlen, kui on otsustamist vaja. Ma toon teile näite. Ma olen 6 aastat tegelenud Lääne-Virumaal Rakveres sellega, et oleks elus professionaalne võrkpalliklubi, ühel aastal tulime Baltikumi meistriks. On olemas inimesed, kellelt sa hakkad kevadel küsima 500 eurot ja sügisel sa saad teada, et ta ei ole selleks valmis, on ju. Miks ta ei võiks ju esimesel päeval öelda, et ta ei ole selleks valmis, sest ta teab tegelikult, et ta ei ole selleks valmis. Aga ta teab ka, et ma ei lase tast ennem lahti, kui ta ei ütle mulle ei, eks ole. Ja mina tean, et tal tegelikult see raha on. Nii et selles mõttes tuleks nii eide kui jaadega olla konkreetne ja palju aega saab kokku hoida. Ja muidugi tasub mõelda, kas kõik koos olemised on vajalikud. Ma arvan, et peldikute päev on. Ja lõpumõtteks, kuidas ma saavutan häid tulemusi nii, et ma ei tee kompromisse. Kompromissid tunduvad ka olema ühiskonnas hästi populaarsed nagu koosolekud. Aga mõelge selle peale, kui üks ütleb, et peaks tulema mustade kingadega ja teine ütleb, et peaks tulema valgete kingadega. Näiteks ma oleks naisega kodus hommikusel debatti teinud ja kompromissi tulemusena mul oleks olnud ühes jalas must ja teises valge king. Täiesti mõttetu ja nõme. Nii, käime peldiku teel ühte jalga. Aitäh!